Kas mäletate seda videot, mida ma mõnda aega tagasi tegin? Või kaua aega tagasi? Selle nimi oli minu kõige esimene arvuti. Ja mäletate, et ma ütlesin selles videos seda. How much free disk space I have? 21 gigs free. So I can definitely do some data recovery here. Ja kui ma seda ütlesin, siis ma ei bluffinud. See on täiesti, mida ma tegin pärast mõni aasta hiljem, XD, tegelikult 1 aasta hiljem. Ja see andis väga huvitava tulemuse. Tänu sellele, mida ma tegin, ma kasutasin taastamiseks programmi Photorec. Kasutasin konsooli versiooni enne seda, kui ma sain aru, et tegelikult oli seal GUI versioon ka. LOL. Ja peale selle ma leidsin 3 sellist huvitavat videot. Need on väga huvitavad. Üks on mina, kui on tumm nagu kala ja siis tulevad fan-made Windows versioonid väga kahtlase muusika taustal. Ja siis on veel üks video, kus ma mängin enda mänguautodega nagu mingi LPS YouTuberid, XD. Ja siis 3. video on selline väga kahtlane, mida ei ole võimalik seletada. Ja see oli üks kõige uskumatult leide XD. Aga tegelikult normaalne. Ma näitan teile siis kõigepealt seda videot, kus ma mängin mänguautodega nagu LPS-idega. Ja. Tere! Tänasel võimalikul asjal võiks olla ka selline piir, aga meil hetkel kahjuks uudiseid jagada ei ole. Mis mõttes ma ei saa uudiseid jagada? See on väga kahtlane. Aga äkki teeb mingit tulevad jagada uudiseid või midagi muud lausa ette võtta. Saadega teieni Saga. 3. tuleks lendamist kui vaimud on väga... Kahjuks ka ei ole uudiseid jagada. Kahjuks ka ei ole uudiseid jagada. Mulle meeldib see, kuidas seal taustal on nagu sari pilvede peal ja siis seal öeldakse, et mida sa teed. See on nagu nii naljakas. Kahju, aga sellega ei ole see meie minutine klipp on lõpetatud. Nüüd lõpetame meie kiirpeitu. Stopp-käpp. Vau, see kuvar on nagu mingi kivi ajast. Tegelikult oli see mul aasta, ma ei tea, 2013-2014 ja siis ma vahetasin selle välja. Nii et jah. Olin alati arvanud, et kui mitte kedagi teist, siis vähemalt ise ennast või pärast. Järgmisena me vaatame videot, kus ma räägin tumm nagu kala umbes 22 sekundit ja siis tulevad Windowsi fan-made versioonid. Okei, jätame selle tumma osa vahele, lihtsalt näitame neile fan-made versioone.
miks on mõned pildid nagu 144p kvaliteedis, see on täiesti uskumatu. Kahtlane versioon. Mäletan seda videot, see oli ju see, hehehe. Ja ma mäletan seda ja ma ei ole seda kunagi avalikustanud. Nüüd te näete seda, kahjuks. Windows 7. Ma ei tea, kus ma selle taustapildi sain, täiesti uskumatu. Aga järgmist videot ma teile eriti ei näita. Või muusikat ma eriti ei lase, sest ma võin saada copyrighti. Ausõna, see on täiesti... Ma kardan, et ma saan mängumuusika muidu, aga ma võin copyrighti saada. Jah. Bigger Joe, are you serious? Ja siis on see jälle... Vau, see video, teate, kui ma keerin igasse kohta, siis te näete ikka seda paganama mingit imelikku keelevat asja, mis on PowerPointist kindlasti võetud. Vau, tundub, et ma olen karjäärivõitja XD. Okei, ma pean nüüd näod natuke hägustama igaks juhuks, teate. Jah. Mulle meeldib, kuidas ma kasutan sõna naad asemel nood. Väga kahtlane.
kedagi visatakse mingi, lihtsalt ütleme, et mingid tegelast visatakse seal mingi kingaga vastu pead ja see on nii naljakas ja see on kihv kuskilt, ma ei tea. Sealt see beebisadilt. Miks te nii põnevas kohas lõputiitri pooleli jätsite? Are you serious? Okei, ütleme, et mingi golfitreiler mitte mingisuguste põhjustega. Need lõputiitrid siin on ikka väga kahtlased, need on siis, et sa peaksid neid ütlema nagu sedasi peaksid ütlema, see on nagu BNMM, on nagu brm ja sedasi jääldatakse podikeel ja need sõnad ei tähenda mitte midagi. Neil ei ole mitte mingisugust easter eggi, neil on lihtsalt ainus asi, mis siin on nagu nähtav, on ERT ja see on normaalne sõna. Ja huvitav fakt, ma siis ei teadnud, et ERT on nimi. Ma arvasin, et see on midagi täiesti uus sõna, mille ma üldse leiutasin. Aga see liigub, et kellegi nimeks on juba pandud ERT. XD. Uskumatu. Kui mingi ERT vaatab, siis ma ütlen tere. XD. Ja sellised need videod olidki. Ma ei ole eriti midagi muud taastanud. Kui ma midagi muud taastan, siis ma võib-olla teen sellest video. Ma plaan nagu taastada PowerPointi faile ja selliseid asju. Nii et, jah. Jeei, te oskate nüüd podikeelt, uskumatu. Okei, kas see sai läbi?
Ma arvan, et see sai läbi. Ma võin see lindistuse vist nüüd lõpetada. Ootame, kuni see on 7 minutit ja 30 sekundit lindistust. Siis me saame normaalse video teha, muidu YouTube mulle ei lase. See on pool 15 minutist.